tere tulemast! Täna räägime milleski, mis on tehnoloogia maailmas praegu ülioluline. Tehisintellekti ja süsteemide jälgitavuse ehk observability vahelises suhtes. See on kahesuunaline tänav ja muutub iga päevaga aina tähtsamaks. Okei, läheme kohe asja kallale. Kujutage ette seda olukorda. Teie rakendus on hirmus aeglane. Kliendid kurdavad ja teie jälgimissüsteemi armatuurlaud on ühtlaselt punane. Kõik karjub, et midagi on valesti. Aga mis täpsemalt? See on see tunne, eks ole. See ongi see põhiprobleem, millest me täna rääkima hakkame. Ja siin tulebki mängu observability ehk jälgitavus. See ei ole lihtsalt mingi uus ja peensõna monitooringu kohta. Erinevus on tegelikult päris suur. Monitooring on nagu see hoiatustuli auto armatuurlaual. See ütleb sulle, et midagi on pahasti, aga ei ütle, mis täpselt. Observability on aga nagu see kogenud mehaanik, kes kuuleb su auto mootorit ja ütleb täpselt, miks see tuli põleb. See on võime oma süsteemiga päriselt rääkida, küsida, mis viga on ja saada ka päris vastus. Aga kuidas me selleni jõuame? Eriti tänapäeva süsteemide puhul, mis on, ausalt öeldes meeletult keerulised. Ja siit algabki meie loo esimene pool. Kuidas tehisintellekt ise on muutumas just selleks supervõimeks, mis aitab meil saavutada tõelise jälgitavuse. Asja nimi on AIOps ja mõte on tegelikult lihtne. Me laseme masinal teha seda, millest ta on geniaalne, leida tohututest andmehunnikutest mustreid, et meie inimesed saaksime keskenduda sellele, mis on oluline, probleemide lahendamisele. Esimene suur võit, mille AIOps lauale toob, on müra vähendamine. Mõelge sellele, kui midagi läheb katki, ei tule ju kunagi üksainus teade. Ei, sa uppud nendesse. Tuleb 14, 20, kõik karjuvad korraga. AIOps suudab need aga arukalt kokku panna ja öelda, kuule, ära muletse selle müra pärast. Kõik need 14 asja on tegelikult ühe ja sama vea sümptomid ja siin see viga on. Teine asi on andmetele ligipääsu lihtsustamine. Varem pidid sellema põhimõtteliselt koodivõlur, et aru saada, mis süsteemis toimub. Pidid oskama keerulisi päringukeeli. Aga nüüd on asi lihtne. Sa lihtsalt küsid, nagu sa küsiksid kolleegilt. See avab süsteemi siseelu palju laiemale ringile inimestest. Ja see on nüüd see tõeline maagia. Me liigume eemale jäikadest reeglitest. Sest olgem ausad, 90% protsessori koormust pole alati probleemeks. Öösel, kui andmeid varundatakse, on see täiesti okei. Ja AI saab sellest aru. Ta õpib sinu süsteemi rütmi selgeks ja annad häiret ainult siis, kui midagi on päriselt ebatavaline. Nii et tundub, et AI ongi see imerohi, mis kõik korda teeb, on ju. Aga siin muutub asi huvitavaks. Sest mis siis saab, kui see tark AI, mis peaks meid aitama, ongi ise probleemi allikas? Ja see viib meid lood teise ja võib-olla isegi olulisema poole juurde. Me jälgi enam süsteeme AI abil, nüüd peame hakkama jälgima AI-d ennast. Ja see, mu sõbrad, on täiesti teine loom. Miks see siis nii pagana raske on? Need suured keelemudelid, need AI-d, need lihtsalt ei käitu nagu tavaline tarkvara. Nad on aeglased, aga see on okei. Sama küsimuse peale võivad nad anda erinevaid vastuseid. Nende ressursikasutus hüppab üles-alla ja mis peamine, nende ülevalpidamine on uskumatult kallis. Ja see on see kõige olulisem mõte, mida siit kaasa võtta. Sa võid vaadata oma graafikuid, kõik on ilus, roheline, CPU on okei, mälu on okei, vigu pole, aga samal ajal sinu AI-põhine klientitugi soovitab inimestel oma telefoni mikrolaineahjus laadida. Saate aru, süsteem on terve, aga rakendus on katastroof. Süsteemi tervis ei võrdu enam rakenduse kvaliteediga. Nii et meil on vaja täiesti uut mõtteviisi ja uusi mõõdikuid. Me ei küsi enam ainult, et kas see töötab. Me peame küsima, kas see, mis ta ütleb, on tõsi. Kas see on üldse asjakohane või kui tihti ta hallutsineerib ehk mõtleb asju välja. Need on kvaliteedi, mitte ainult jõudluse mõõdikud. Ja muidugi, kui palju iga vastas meile maksma läheb. Okei, aga kuidas me siis neid uusi asju mõõdame? Selleks on vaja kaasaegseid tööriistu, mis ongi just selleks uueks maailmaks loodud. Ja siin on mõned tuttavad nimed, aga nende roll on hakanud muutuma. Ja vaatake, see tsitaat siin tabab naelapea pihta. Fookus ei ole enam üksikutel numbritel nagu protsessori kasutus. Ei, kõik keerleb neid trace'ide ehk päringutiekonna jälgimise ümber. Mis asi see traces on? Mõelge sellest kui ühe päringu eluloost, algusest lõpuni. See on nagu detektiivilugu. Sa näed täpselt, mida kasutaja küsis, milliseid andmeallikaid AI oma vastuse leidmiseks kasutas ja mida ta lõpuks välja ütles. Just siit, sellest loost, leiad sa vastuse küsimusele, miks ta nii imelikult vastas. See on kvaliteedivõtt.
nii, tõmbame otsad kokku. Nagu näha, on AI observability suhe tõesti muutunud kahesuunaliseks tänavaks. Nad on nüüd lahutamatult seotud. Mis on siis need põhiasjad, mis meelde jätta? Esiteks, IOPS kasutab tehisintellekti, et vanu süsteeme targemalt jälgida. Teiseks, AI observability on see täiesti uus valdkond, mida on vaja AI enda jälgimiseks. Kolmandaks, fookus on liikunud jõudluselt kvaliteedile. Ja neljandaks, kõige olulisem tööliist selleks on trace'id. Täpselt nii, see on sümbioos. X ei saa enam teiseta. AI vajab observability't, et me saaksime teda usaldada ja tema käitumisest aru saada. Ja observability vajab AI'd, et tänapäeva süsteemide keerukusest üldse läbi närida. Ja lõpetuseks, üks mõte tulevikuks. Me oleme praegu alles selle kõige alguses, kui meil on juba täna tegemist, et ühte AI-d jälgida. Mis saab siis, kui terved parved nendest AI-agentidest hakkavad omaväi ja omavahel suhtlema? Siis ongi see kõige suurem küsimus, kes neid kõiki jälgib.